juba käib või? No tere, no nüüd toimub siin siuke asi, et lumi sulas ära, aga mütsi peab veel kandma, sest õues on külm ja tegelikult nüüd see on esimest korda siis nagu päriselt ikkagi nagu rada, vaata, et seal on nagu märgitud, et sõida punktist A punkti B ja siis sain sõita ja lausa juba mitu paari rehve ja ülikõva lihtsalt. Tegelikult on üliäge, ma olen väga rahul. Sõitsid raja peal terve aega? Ma sõitsin raja peal ja vahepeal vaatasin, et seal mulla peal ka, et ikkagi praegu on künni aeg, et tuleb vaadata, kas peaks juba herned maha panema või mitte. Eks hüppe saime ka vist? Hüppe saab ka ja siin ongi praegu veel kõik need lapsevead, et näiteks Sillare kulli pole tehtud ja siis üks mees keeras, ma ei tea kes, keeras lahkujooksu nii palju, et kui ma sealt üle lähen, siis auto tahab paremale keerata, kuigi rool on vasakule keeratud. Et see võib-olla päris kõige õigem ei ole, aga see on väga lihtne parandada, nii et ikkagi mutrivõtmed püsivad käes ja saab parandada. Mis veel tead tahad? Ma arvan, et lähme sõitma. Lähme sõidame ja paneme teise käigu ketsi. Kolmandaga saab ka, kui libedad rehvid on. Tead, mis siin tavaliselt on? Siin on alati teine auto on kõrval ja tegelikult see on street race. Siin on vaja panna joonele, sellest autost kiirem olla. See on oluline. Kohe läheb roheline foori tuli ja siis on minek. No nii, keerasime aknad kinni ära ja nüüd paneme kindlad kätte ja pakime asjad kokku. No oli tehnilisi viperusi ka või? No ikka oli, las ma näitan sulle. Kurda nüüd kõik ära? Ma kurdan, vaata siis need kapotilukud, neid pead niimoodi masseerima, et väga hästi lahti tuleks, aga see ei ole suur probleem. Üks probleem oli, et roolivõimu potsik, see ei tahtnud oma kohal püsida ja siis vahepeal roolivõim kadus ära. Ja siis hakkas plastmassi kärsakad tulema ja siis tuli vaatasin, mis juhtus ja vaat see potsik. See vend tuli siit lahti, toetas siia kõrvale ja viskas siin õli natuke ja tegi mulle siin siukest ebameeldivat lõhna. See ei olnud rehvisuits. MacGyver tuli appi jälle? MacGyveri teipi üks laenas siin ja sain panna ja see aitas väga hästi. Nipukad ei aidanud, nipukatega ikkagi ei püsinud. Ja siis mõni mure on veel. Siin on see üks hästi vana käigukast ja siis ta vahetab käike väga halvasti. Et ütleme nii, et suurel pöördel see väga käike ei vaheta. Peab nii targalt vahetama. Ja siis see nupp ka keerleb. No ja siis kui tõmbad seda käiku, siis see keeras alati nagu veits seda ka ja ühesõnaga see nupp on täis pask, selle peab minema viskama. See ei sobi siia enam. Ma ei oleks oodanud, et ma saan kõik rehvid ära põletada, kõik kütuse ära süüa sellega ja veel lähen nägu naerul koju ja mõtlen, et nüüd lähen ükskord veel sõitma äkki. Nii et väga hästi tegelikult pidas vastu. Ma ei ütlesin reedel, et kõik peab vastu. No sa ütlesid jah, aga sa ei uskunud mind? Ma ei uskunud sind, sest see ikkagi garaaži juures, kui ma tegin sõõrikut, siis tavaliselt läks 2 asja katki. Et seekord olid sellised lihtsalt pooliku auto probleemid, ütleme nii. Ja siis mitu korda su käest küsiti, palju tellevahe on?
jah, Auto on närviline. ma pean selle ära mõõtma, ma mõõdan selle ära ja ütlen teile ka. Ma olen siis Alla oma kommentaaridesse pakkuge, kui pikk on teljevahe video lõpus, ma vajan mitu sentimeetrit on. Mõõdulinti on kellelgi või? Siin on ka probleemid või? Ja tuulega on probleemid, et suur tuul on, et ei saa videot teile head teha, et kõik vuhiseb ja ragiseb, aga äkki jääb midagi peale ja ikkagi panete sinna pöidla ja siis vajutate seda punast nuppu ka, vaat mul on punane auto ka, siis pange punast subscribe'i nuppu ja siis ärge vaadake, ärge siia süstla otsa komistage.